Juba täna süttib Milano Cortina taliolümpiamängude tuli. Avamine on juba eriline ja toimub paralleelselt 4 areenil. Mida selline mängude korraldus sportlasele tähendab? Sportlase jaoks parim variant ongi see, et ta saab olla seal, kus on ta võistluspaik, mitte mingil tsentraliseeritud olümpiakülas ja siis tundide kaupa bussi sõita, et selles suhtes võistlustel osalemiseks ja sportlaste jaoks kindlasti parem variant. Valmis nad ilmselgelt ei ole, aga võistlused saavad peetud, medalid jagada. Igal juhul on see selle talve spordi suur sündmus ning vägagi suur sündmus on see eestlaste jaoks, sest mängudest võtab osa rekordarv sportlasi 31, kes võistlevad samuti rekordilisel 11 spordialal. Kui suurt ootustega me sellele spordipeole vastu läheme? Nüüd, kui mina ise olen tugitooli sportlane, siis ma ütlen, et see on tore, selles suhtes, et sa tahad, me kõik ju tahame, Eesti rahvana me tahame, et meid esindavad sportlased, neil läheks väga hästi ja et medalid tuleks ja see samas ka tekitab sellist kaasaelamise hasarti, kui meil on lootused suured. Muidugi ausalt ütlen teile, sportlaste nahas ei tahaks olla. Aga ma arvan, et see, et me räägime olümpiamängudest, see, et me tahame oma sportlaste parimaid tulemusi, see on minu meelest on see igati tore. Juba on meil võimalik kaasa elada kurlingu segapaari heitlusele, kelle tänane 4. olümpiamängude kohtumine peomeremeeste Itaalia võistkonnaga lõppes kaotusega 4-7. Juba selle nädala lõpus astub esimesel alal võistlustulle Henri Sildaru, siis juba järjest Kristjan Ilves, Marten Liiv, Niina Petrõkina ja Kelly Sildaru. Muidugi mahub programmi sisse kogu murdmaa ja laskesuusatamise koondis. Medalilootuse osas ma pigem pean jääma sinna, kes ütleb, et me medalit ei saa, mis ei tähenda, et meil võiks halvasti minna. Sest meil top 10 ja top 12 ja 15 kohti ilmselt võib tulla päris palju. Aga tänapäeva ja meie koondist vaadates medal võtta ausal teel kõlab ikka erilise õnnestumisena. Ja et oma sõnadele mingisugune kinnitus saada, tänapäeval kõik taovad AI-sse igast asju sisse, siis meil on sõpradega üks selline ennustusvõistlus ja ma otsustasin see aasta siis minna niimoodi, seal on 10 küsimusi erinevaid. Ja ma otsustasin minna nii, et kõik vastused annab mulle AI. Ja AI andis Eesti parimaks kohaks 4. ja selle võtab Kristjan Ilves. Kahekordne olümpiavõitja suusatamises päris oma prognoosi medalite saagi osas anda ei julge. Mul ei ole nagu otseselt, kindlasti ma Kristjan Ilvest siin Aigro, kes on ütlesime Otepääl trenni teinud ja olen neid näinud ja näen, millises sära silmaga nad teevad sporti. Ja tegelikult oleme ausad, ma hoian kõigil Eesti sportlastele kaasa ja kindlasti jälgin. Tugitooli sportlaste jaoks on aga oluline teada veel ühte väga tähtsat fakti. Nimelt on kogu olümpiaprogrammi võimalik jälgida ka Go3 platvormi vahendusel. See on nüüd viimastel aastatel küll Go3-s. Ma tahaks ikkagi öelda, et see on täitsa nagu arulage, kui sa ise seda lahti teed ja hakkad vaatama, siis põhimõtteliselt sa võid nagu minna lihtsalt puldi liigutusega absoluutselt igale alale, igasse saali, igale suusarajale, igasse kohta. Seal on üle 10 striimi, mis siis kõik alasid näitavad. Eile ma vaatasin juba naiste jäähoki käis ja nii edasi. Et ühesõnaga kõik, mis sa olümpialt tahad näha, siis Go3 platvormilt on seda võimalik vaadata.